No nii, ja kell on nüüd saanud 8:40 ja mul on väga hea meel, et on võimalik kõige olulisema inimesega selle nädala jooksul ja võib-olla ka selle kuu või selle aasta jooksul üldse juttu teha nüüd siin Raadio 2. Ja selleks inimeseks ei ole keegi muu kui võimas multitalent, inimene, kes on saanud hakkama asjadega väga mitmetes erinevates valdkondades, aga kes siis viimase sellise tippsaavutusena, nädal ja paar tundi tagasi sai endale sellise auhinna nagu kuldne plaat ja mul on telefonil nädala tegija, selle nädala tegija, aasta meesartist Toivo Asmer, tervist! Tere! Toivo, palju õnne, nädal aega on juba auhind käes olnud, kuhu see auhind on nüüd siis pandud? No oma auhinna ma olen pannud ikka siis oma viimase ralliauto pagahnikusse. Miks sinna? No kuna olen ühendanud kaks asja oma elus, mis on väga tähtsad, on siis võidusõit ja muusika ning aeg-ajalt kui kihutan maandu ringi ajal, siis on hea vahel kuulata, kuidas siis auhind pagasnikus koliseb, teeb väikest rütmi, nii sünnivad ka siis uued laulud. Ma lugesin, Toivo, teie intervjuust, et see, mis teid eristab teistest Eesti artistidest, on see, et ei tee mitte ühtegi samasugust asja nagu nemad. Ühesõnaga, Toivo Asmeri kõik lood on täiesti erinevad kõikidest teistest Eesti lugudest. Mitte ühtegi sarnast joont ei ole. Kuidas seda stiili nüüd siis nimetatakse? No eks sellel stiili on täpselt ju nii palju nimesid, kui on ka stiili nimede andjaid. Ise nimetan seda Toivo kooriks. Ja on ka teisi igasuguseid nimetusi, on siis ka Asmer Rock on öeldud selle kohta ja ütleme siis, kuidas te ise näiteks nimetaksite seda? Ega kusjuures mina olen nüüd seda plaati kuulanud, seda teie uut albumit Päikest päris palju kordi ja ma korraks mõtlesin, et ka võib-olla selline regionaalrock, kuna te olete olnud ju regionaalminister. Väga hea. Aga mulle tundub ikkagi see Toivo koor nagu parem kuidagi ja see võib-olla on ikkagi ainulaadsem, aga... On, ja selles mõttes ongi, et mulle juba vanast ajast on jäänud meelde, kuidas väga professionaalne muusik Lembit Saasalu ütles mulle, et tee ikka seda muusikat, mis on sinu muusika, mitte ära tee nagu teiste bändide muusikat omamoodi järgi, on ju. Et näiteks, sina ei oled ka vana bändimees ja olen kuulanud sinu plaate ja minu meelest on see üks ühele Beatles'id. Mina sellist pulli ei tee. Mina teen täiesti nagu oma muusikat ja sellist asja tõesti ei ole tehtud ja ilmselt ikka keegi ei hakkagi ka kunagi Eestis seda tegema, sest keegi ei oska seda teha peale minu muidugi. Aga Toivo, kuidas see Toivo koori tegemine siis täpselt käib? Kuidas nende lugude valmimine toimub niimoodi, et te suudate välistada, et need lood üldse mitte kellegi moodi saavad? Kuidas te suudate välistada selle, et Toivo koor kõlab nii nagu mitte miski muu? No ei, see ongi see, et kas sa oled kunagi kuulanud muusikat kiiresti sõitvas ralliautos? Ei ole paraku. Mootoril on omad, ütleme siis, undamishääled, on ju. Ja seal on teatud sagedused, mida, ütleme, ma teen väikse demo kodus ja teatud sagedused lähevad kaduma, kuna mootor undab. Ma olen kodus, võtan oma pilli, võtan arvuti ja kustutan need sagedused ära. Sest neid ei ole vaja kuulata, neid ei kuule inimene, kui ta mootori müra kuulab. Ja lisan sinna siis omapoolsed sõnad. Ja sõnad tulevad, on täiesti igas lauluga oma teema. Näiteks, mis laulu sa tahad? Ütle mulle üks minu laul, mida sa tahad teada, kuidas ma selle sõnad kirjutasin. Mind väga huvitab ikkagi see, kuidas on valminud selle albumi, selle parima plaadi nimilugu Päikest. Päikest, see sündis niimoodi. Sõitsin autoga, sõitsin maandusse randa ja tuli üks mees vastu ja ütles mulle, Päikest, Toivo. Ma olin kohe niimoodi, see on hea laul, sellest saab hea laulu. Ja tegingi laulu Päikest. Siis on ju väga lihtne, jah, tõepoolest. Et näiteks paljud laulud... Kui ma ütlen praegu teile, et ma ei tea, mis ma võiksin öelda,
46, kas sellest tuleb ka kohe laul? Muidugi tuleb laul, selle 46 on väga ilus aasta oli meie jaoks. Sõda lõppes ja sellest saab laulu teha, kuidas kõik maailm läks taas ilusaks ja sõda lõppes. Kuidas kõik halb on möödas, kuidas meid ootab vaid hea ja nii meil ongi hea. 46 nii lihtne on neid lugusid kohe kaasa laulma hakata, isegi kui pole kordagi varem kuulnud, siis poole lause pealt juba tuleb nagu idee kaasa. Täpselt. Ja see laul, nagu ma sain aru, kohe kõnetas sind. Ja kõnetas küll. Ka sinul on halvad ajad möödas ja uus hea kõik on tulemas. Toivo, mul on niisugune asi nüüd ka. Ma olen päris kindel, et nüüd kui eelmisel neljapäeval 27. see kuldne plaat teile anti, siis tegelikult oleks võib-olla jõudnud ka mingisugusele Tallinn Music Weeki showcase'ile ennast pressida, aga miks siis niimoodi, miks see festival nüüd mööda läks? Ma kujutan ette, et Toivo kooriga oleks võinud, ütleme, kas siis Rockstarsis või kusagil sellises karmima muusika kohas ikka esineda võib-olla ja kellelegi silma jääda. Vaata, asi on selles, et mul lihtsalt oli niivõrd kiire, et mul nüüd selle nädala ajaga, mis nüüd siin pärast seda auhinna saamist nüüd oli, ma olen juba kirjutanud 3 muud plaati. Kas ikka Toivo koor? Ikkagi Toivo koor. Ikkagi Toivo koor, jah. Toivo koor. Ja 3 muud plaati on mul ja nüüd rõibu hädapidi tulevad need mul kõik nüüd välja. Ühe nimi on siis Kuu poole, mitte kuhu poole, või Kuu poole. Aga kas see tähendab ikka nagu kuhu poole, aga lihtsalt on hääldatud teistmoodi? Jah. Ahah. Üks on niimoodi, et lapsed peske käsi, see on laste laulude plaat, lapsed peske käsi ja 3. on nüüd on see projekti nimi, mul täitsa nime ei ole välja mõeldud veel, aga klaasike veini ja sushi, klaasike veini sushi baaris. See on sükkene, ütleme, sükke intiimsemad, meloodilisemad, dramaatilisemad, romantilisemad lood. Seda võib kuulata ka väga palju noored inimesed, sest seal on väga palju õppida. No milline neist lapsed peske käsi klaasike veini sushi baaris ja kuhu poole? Kuhu poole? Kuhu poole? Kas see on küsimus ikka? Kuhu poole? Jaa. Ahah. Milline neist 3 plaadist siis järgmisel aastal võiks kuldse plaadi võita? Minu meelest kõik võiks. Kõik võiks, jah. Parim meesartist, parim lapsartist ja parim plaat. Kas on plaanis ka nüüd, ma veel küsin kiirelt sellise asjaga vahele, suvel festivalid, eks ole, kas Brutal Assaultile on plaanis ikkagi väike selline oma lava teha? Ma võin igale poole minna, ma võin käia Volgil, ma võin käia Abaokil, ma võin käia igal pool ja ma ootan neid kutseid ja mul on terve bänd ka, mul on väga kõva lavashow, Volmel on lava peal, sõidab edasi-tagasi, kiirendab, et täheb igasugust pulli seal ja ausalt öeldes endal on ka vahel naljakas, kui vaatan oma neid mõtteid, mis ma paberi ja kilja olen pannud, et see on ikka kõva väkk mul. Kõva väkk! See on kõik väga, väga rõõmustav, hea Toivo, ja ma ei oskagi midagi muud siia lõpetuseks soovida, kui edu edaspidiseks ja jääme neid järgnevaid plaate ootama. Edu edaspidiseks! Ja kohe tuleb jälle. Ja tuleb, kohe panen kirja. Aitäh teile! See on väga kihvt, aitäh, kõike head!